väga vahva on saatus tahtis nii, et me just siia sündimisega seotud majja tulime. Et mina arvan, täna meie esimene kogemuspäev klassiõpetajate poolt, siis sai korraldatud. See on väga sümboolne, väga vahva. Mõnel on siin kohe omad mõtted ja isegi juba selle ruumiga seoses. Aga meie lahkutkene ta tegelikult ju täna siin on. Meie esimene avastusõppe kogemus. Ja keda siin praegu küll ei ole, Juta Jaani oli siis see inimene, kes lahkesti selle ruumi organiseeris, ta tuleb ka ikkagi üritusele. Temale suur tänu, et ta tuli tõesti aitas siin organiseerida ja korraldada ja selles osas temale siis ka suur tänu. Paljusid inimesed ei ole ka koolitustel kohanud, aga ikkagi on hea meil näha ka neid, kes veel varem ei ole kusagil koolitusel olnud. Olen ka siin majas sündinud ise ja olen ka sünnitanud, nii et väga hea tähtis majas on tõesti avastusõppe jaoks selles mõttes väga sobiv. Ja kui Kairi hakkas meil seda üritust organiseerima, et teeme, siis ma saan väga hästi aru, et kõik need õpetajad, kes juba on midagi proovinud teha, ma arvan, et need saavad ka nakatada teisi, kes veel pole proovinud. Et ma oma selles sissejuhatavas jutus püüangi natuke rääkida nii-öelda avastusõppest ka nüüd eelkõige neile muidugi, kes võib-olla ei tea sellest veel midagi, aga kõik mõned, kes kuulevad mitmendat korda, siis nendel tuleb meelde, et jutikooli, et me kinnistame teadmisi. Siis ma muidugi tooksin näiteid nendest koolitustest, mis sellel õppeaastal, kooliaastal toimusid ja see oli tõeliselt massiivne töö. Kui ma esmaspäeval viimase koolituspäeva, mul oli terve aasta jooksul kokku 52 koolituspäeva, nendest enamike avastusõppe üle 30, et siis ma püüdsin kuidas nüüd lasin auru välja, täiesti vaba, aga usas täiesti vaba, olen juba reedel vaja siia tulla. Tema teab, kuidas ta õppekava järgi seda asja suunab, aga idee pooles ikka, eks ole, tahame teada kõigepealt, mida lapsed juba teavad, mida me siis plaanime uurida ja teada saada. Lapsed ennustavad, me ei ole seda hüpoteesi sinna võtnud, aga võib-olla neile meeldib ka, et on hüpotees, ma ei tea, kuidas lastele tundub. Õpetajad isest võivad öelda, kuidas teha, milliste vahenditega, kuidas katsetada, kuidas tulemused kirja panna ja lõpuks siis ka loomulikult, et kas ennustused läksid täide või ei. Ja jälle samamoodi, et kui nad läksid täide, siis me olemegi hästi ennustanud, kui ei läinud, siis võib-olla tuleb uuesti katsetada, et täpselt sama skeem. No vaat see suunatud uurimisõppe, eks ole, et küsimus ongi, et kes siis suunab. Tegelikult suunab ikka riiklik õppekava, eks ole, ja suunab õpetaja. Ma olen automaani parkima ja kui ma nüüd tema oma enda klassi jaoks tõesti nägida seda vaeva, et võrreldes vahendeid, kõik, mis lapsed ikkagi uurisid ja katsetasid ja tegid. Ja need kaks lauset, ma arvan, on kohutavalt olulised, et kui me avastusõppes seda suudame järgida, siis see asi läheb meil paremini. No see, et Herbert Simoni lausekene on meie kooli, võiks öelda, kõige suurem omistuskivi, et me siiamaani kontrollime seda meeldejätmist ja ülesmõtlemist. See on nagu üks traditsioon, mis on tõesti pikka aega, töötab kõige lihtsamalt. Ma ikka tihti peale räägin seda olukorda, mis mul endal seal Ameerikaski juhtus, kui ma Mare Taagepere soimuda, mis ma ütlen mulle, et kuula raadiost bioloogia riigieksam, et antakse ülesanded. Mina siis kujutan ette meie Eesti oludes riigieksamidele, kui meil ka mõned seal kirjanikud, ma mäletan raadiost ja ütlesin, et nendel ka kõik samamoodi, et õpilased on kinni pandud saalides luku taha ja nad hakkasid eksamid tegema, riigieksam tähtsad. Kuulan ikka inglise keeles ka, ei saa hästi aru ja väga tore, aga siis küsin, et mis asi seal oli, mis eksam see oli. Ei, ma kohe kuulsin, et on vaja midagi katsetada. Kuidas nad seal toas katsetavad ja mingi aja jooksul midagi aru, mingi tained ja nii edasi. Neile anti ülesanne, et nad pidid kõik panema kasvama midagi, nad pidid protokollid tegema, nad pidid
kasvutingimusi muutma, väetama, mitte väetama, valgust andma, mitte andma, sooja, külma, eks ole, nad pidid tegema need taimedega midagi, esitama aruande ja see võttis aega, see õpetajavaheline suhtlemine oli kogu aeg. Mis klassist alates hindamine teil Kivilinnas hakkab? Hindamine on esimene, teine ei hinda meie pärast. Kolmas järele ja neljas alates hakkab. Selline soovituse mõte nende asjade komplekteerimisel järgmiseks tunniks. Et võib-olla esimesega on seda raske rakendada, aga teise, kolmanda, neljanda klassiga on väga edukas kasutada tasuta lapstööjõudu. Minul tekkis igas klassis sellised pundid, kes olid sellised laborandid. Ja vahepeal ma pidin isegi tagasi tõmbama, et ise ei saa mind homseks ette valmistada või aidata, et see on üllatus sulle ka. Et nad tõeliselt tahavad jääda peale tunde ja panna neid asju valmis. Et neil on ka põnev, et kasutage seda ära. Või lapsevanema. No lapsevanema, aga võiks, jah, tõesti, kes on huvitatud ja kodused, et kaasata. Nii, aga aitäh, et tore, et saadame Elise koha peale, sellepärast, et tulete kohale nii. Aega on vähe, aga ma usun, et me jõudame saame siin aega enda jaoks mugavaks teha. Me ei ole nii akadeemiliselt ranged poigad, me saame loovalt lähe. Teine teema siis, no ma peaks ütlema, et kui ma nägin, et lastele tõsiselt meeldivad sellised loodusklassitunid ja kuna on loodusklass, siis ma mõtlesin, et tegelikult on just nädast, nüüd ma saadan teile ringi ka, kuna nüüd ma tegin ju üksinda tundi. Siis tähendab seda, et ma nüüd fotografeerida eriti ei jõudnud, et siis ma nüüd saadan teile katsuda, kuna meil see teema. Loodusteaduste mappe ma ei hakanud uusi ostma, et kasutasin neid samu mappe ja me panime neid testi sinna siis järjest juurde ja nii nagu enne ütlesin, et mulle sobib hästi, kui mul on ettevalmistused üldises osas ära tehtud ja siis ma jällegi vaatasin selle õpetaja raamatu selle pilguga läbi, et missuguseid tehti paljundaid, missuguseid kodude tehti paljundaid, meeste teemas oli ka kodude lehed. Et siin on see vanemate osa hästi hea minu meelest, et ei ole niimoodi, et mina koolis veel lastega ja siis nemad kodus teevad midagi muud, et siin oli nüüd hästi see sidusus ka, et vanemad said teada, mida meie olime teinud tundides ja siis katsetasid neid asju ka üle. Ja vahendite soetamine. Et kuna minul ei olnud teise kassi, siis ma need vahendid nii-öelda sujuvalt kassi postin, seal on see vanemate sponsorlus, eks ju kirjas, et tegelikult klassi raha, mis muuseb põlevusest, meil ei olnud aega kirjutada kogu aeg selle peale, et siis sai osaliselt niimoodi neid asju seal kirja pandud. Et jah, neile siis me võrdlesime, et kuidas meil see vaikus tuleb välja, kuidas meil müra tuleb välja ja siis on jälle kõrvaharidus. Ma ise mäletan kooliajast, et mulle neist, et on tigu olemas ja vabaarvesti olemas ja alasi, et see oli ka tänapäevas ja jällegi laste jaoks oli üllatav see, et on ainult meie arvame kõrv on see, et see on tegelikult kõrvalest, et nad said natuke jälle rohkem teada. Ma arvan, et see rohkem teada saamine pole mitte liialt, läheb meelest ära, seal on kivi ja seal on põldupaan, aga kummas on kumm. Ja siis ma nüüd leidsin, et väga hea on, ma ei tea, Monsterbai oma ja mis nüüd ütleks munad, kus on mustakus, need on ideaalsed, need ei ole üldse läbi. Et teine kollane natukene õhema selle sihiga, et mõni taiki, kui vaatab vastu valgust, ütleb ära, mis seal on. Et tarvad ära. Mis on kollased, mis on musta. Siin on kivi. Kollased